Sa tõid Eestile viimase 20 aasta kõige parema koha Eurovisioonilt. Palju õnne! Mul on siin üks meenekott, mis on siis sinu loo teemal, et saaksid ikkagist head espressot juua. Mulle meeldib see koht. Spagetid, igasugused asjad. Palun! Marili, ma toon sinna kätte. Oota, kas see oli ka seal või? Ei, see ei olnud. Kuidas sa jäid 3. kohaga rahule? Mis sa arvad? Lubasid esimest? Jah, aga sobib 3. või? Ma ütleks, et sobib päris hästi. Okei, thanks. Siis 3. on päris tore. Kas sa tunned, et sa pidid ennast Eurovisiooni formaadi jaoks kuidagi tsenseerima ka või said olla 100% Tommy Cash? Minu arust ma olin 150% Tommy Cash. Et ma arvan, see oli päris eriline show, mis me tegime, mis me korda saatsime laval ja lugu meeldib inimestele ja show on meelde jääb. Me oleme väga rahul ja inimesed ka, ma arvan. Kas sa tunned, et sulle rööviti see rahva lemmiku tiitel ja esimese koha sa ikkagist vokaalselt kõige võimekam artist? No esimese koha sai on ju häälega kõige võimekam artist on ju, aga no sa tead küll, mis seal internetis räägitakse, et jah. et me võime ikkagi olla rahva lemmikud, vaata. Kas sa arvad, et kui sa oleksid sinna lukku pannud mõned kõrgemad vokaalid sisse, kas siis sa oleksid saanud ka žüriilt rohkem punkte? Ma ei tea, sa kunagi ei oska seda nagu ette arvata, et ma läksin küll, ma väga tahtsin seda, medal on hea, me tulime medali koju, aga ma tahtsin karikat ja tead, võib-olla mitte nagu, sest keeruline neile anda, sest ma olen juba nii välja kujunenud artist ja mul on juba hääl olemas, et võib-olla on nagu siuke riskantne, ma ei tea, sa kunagi ei tea. Ühesõnaga, ma olen üli õnnelik, et inimesed on õnnelikud ja me tiimiga oleme õnnelikud, et me tulime medaliga koju. Kuidas sa täna tähistad? Ma täna tähistan, vau, ma kõigepealt jõuan koju. Mis ema ütles? Esimesed sõnad? Ma ei mäleta. Seda informatsiooni nii palju, et mul läheb natuke aega sellega. Aga aitäh sulle, palju õnne! Aitäh!